Soovitus number 1. Vali endale sobiva raskusega harjutus. Kui harjutus on sinu jaoks liiga lihtne, ei arene see päriselt edasi. Kui harjutus on liiga raske, võib see pilli õppimise isu ära võtta. Võid ette kujutada, et siin on joon sinu harjutuse raskusega või väljakutse suurusega ja siin on joon sinu oskustega. Kõige rohkem arened sa nende joonte vahepeal, vooseisundis ehk flow-seisundis. Vahel on kõige kiirem viis uue loo õppimiseks enne lihtsamate lugude õppimine. Lihtsamaid lugusid õppides omandad uusi oskusi ja hiljem muutub see raske lugu sinu jaoks kergeks looks. Soovitus number 2. Ole teadlik sellest, mida sa täpselt harjutad. Kas sa praegu õpid lugu või sa keskendud oma toonile või sa üritad puhtamalt mängida? Kui mängid heliredelit niisama edasi-tagasi, on sellest natukene kasu. Kui sa mängid seda niimoodi, et sa samal ajal keskendud teatud aspektile, näiteks rütmiliselt täpselt mängimisele või noodi nimede õppimisele, on sul sellest palju rohkem kasu. Saad 2 kärbest ühe hoobiga või täpsemini 2 oskust ühe harjutusega. Soovitus number 3. Vabasta oma tähelepanu harjutamise jaoks. Sa võid oma tähelepanust mõelda umbes niimoodi, et sul on 7 vaba tähelepanu ühikut ja need on paratamatult jagatud millelegi. Kui sa harjutad ja vaatad videot samal ajal, siis on mõned ühikud su tähelepanust video vaatamisel, mitte harjutamisel. Parem oleks endale noot välja printida ja vaadata hoopis nooti, kuna noot on vähem segav keskkond kui video. Kõige parem oleks vältida ka nooti vaatamist ja harjutada peast. Siis saab kõik tähelepanu ühikud anda harjutamisele. Kokkuvõttes tahan ma öelda midagi sellist. Soovitus number 4. Ära anna kohe alla. Uue oskuse õppimine on paratamatult raske. Asjad ei peagi esimese korraga välja tulema. Kui su aju ütleb, et ma ei oska, tähendab see, et proovi veel. Ära kuula oma mõtteid, tee harjutust edasi. Harjutamine toimub rohkem kehaga kui peaga. Siiski, kui oled juba 10 või 100 korda proovinud ja asi üldse ei edene, on see võib-olla märk sellest, et tasub samm tagasi minna ja natukene kergemat harjutust teha. Soovitus number 5. Jäta oma pill ja noodid tuppa vedelema. Kui harjutamine tähendab, et pead enne kapist pilli välja võtma, pilli kotist välja võtma, noodipuldi otsima, noodid otsima ja siis mõtlema, mida üldse harjutada, tähendab see seda, et sa tõenäoliselt ei taha selle protsessiga alustada. Kui su pill on toas kergesti nähtaval kohal, võid selle kogemata mõnel korral kätte võtta ja harjutada pool tundi, nii et sa ei saa arugi, et sa harjutasid. Niisiis, kuigi su pillimeister ütleb, et pillil on parem olla kotis, jäta see ikkagi oma tuppa vedelema, jäta see välja, nii et sul on kerge alustada harjutamist ja saad kohe asja kallale asuda. Soovitus number 6. Harjuta kõike kauem. Muusika peitub nüanssides ja nende nüansside avaldumine võtab lihtsalt aega. Hea on enda jaoks eristada, mis on õppimine ja mis on harjutamine. Kui sul esimest korda mingisugune lõik otsast lõpuni välja tuleb, ei ole sa seda tegelikult veel üldse harjutanud, vaid sa lihtsalt õppisid selle ära. Harjutamine alles algab. Tee seda lõiku palju kordusi läbi. Vahel öeldakse, et mängi 4 korda, aga ma ütleks, et mängi pigem 40 korda. Ja ma olen valmis kihla vedama, et kui sa harjutad pool tundi ühte sama lõiku, nii et sa kogu aeg mängid, on sellest sulle palju rohkem kasu, kui niimoodi, et sa pendeldad hästi paljude erinevate materjalide vahel ja jooksed neist pinnapealselt üle. Kui sul oli sellest videost kasu, vajuta like-nuppu ning telli see kanal. Kui soovid mu tööd toetada, siis seda saab teha leheküljel www.coffee.com/taavi. Lisaks on seal ka tasuta noote ning muud materjali kitarri harjutamisel.